Nii, nüüd on üks lause. Eesti kui riik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on ammugi kõrvaldatud riigivõimust ning jäetud virelema niinimetatud isemajandavas Eestis. Olete sellega nõus? Miks isemajandavas? Kõrgeima riigivõimu kandja on ammu kõrvaldatud. Sellega me oleme nõus, aga mitte ise majandavas, vaid ise kulgevas. Mul on jutumärkides. No majandamine selles mõttes, et ellu jääda inimene peab nagu ise hakkama saama. Mingi, tähendab, riik ei aita ju. Kirjutage vabalt langevas juba siis. No vot, siis saime ühele meelele ühes lauses. On võimalik teha koostööd. See, et Eesti on riik, seda küll me ei saa tunnistada. Ta on Estonski Ruskoja Sõtsne natsionaalne okrug. Nii, ja siin minu tähelepanek veel selline isemajandavas Eestis, kus väidetavalt toimub turumajandus. Ent kus turule tulemiseks pole inimestele eraldatud selleks tegevuseks elementaarselt vajalikke ressursse. Ressursse mitmes mõttes, nii materiaalses kui ka olulise teabe kättesaadavuse ja elukorralduse osas. Ma mõtlen siin seda, et kui öeldakse, et on vaba turg ja vaba turumajandus, no turg tähendab seda, et siis kõik lähevad turule. Et kui kõik jäävad ellu ainult turumajanduses, ilma turumajanduseta enam ellu ei jää. Selleks, et minna turule, mul peab olema ju millega minna turule. Igal ühel peaks olema, aga kas on kõigil millega minna turule? 1 miljon varastatakse, aga riik ei pea eraldama. Minu arvates on turule saavad mõned minna. Aga siin ongi diskrimineerimine. Jälle, põhiseadus öeldud, mitte kedagi tohi diskrimineerida. Ja kui ellu jääb, see on ju ellu jäämise küsimus. Kas sured või elad? Elad turus, turgu ei ole, turule minna ei saa, sured ära. Tähendab, kui ellu jäämise küsimus on diskrimineerimine. No kas saab olla hullemat või diskrimineerimist? Ja siit on ju mõistetav, miks põgenevad 100 000, on põgenenud Eestist ära. Ja no miks töötavad väga paljud välismaalga, et teeniks raha, et ellu jääda. Sest nad ei saa, neil ei ole millega turule minna siin. Ma ei saa turule minna, tähendab, turul lähed, vahetad midagi või müüd ja ostad midagi, aga kui mul ei ole midagi müüa, ma ei saa midagi osta ju. See on, mida ma välja mõtlesin, et minu arvates on nii, et see on halb asi. Nad realiseerivad oma inimõigust liikuda vabalt Euroliidu territooriumil. Ja muidugi siis ma jälle ei väsi kordamast rahavõim, bürokraatia diktatuur ja rahavõim. 3 taburetijalast 2 kõige halvemat. 3 on moraali kokkuvarisimine või oli tema lasteaed või mis ta võtti kokku panna. Nii et tavaliselt on 3 punktiga on määratud tasapind, eks ole, füüsikas, matemaatikas. Ja mulle on ka meeldinud, et ma leian alati mingid 3 alust, millel mingi väide või asi seisab paigal, et ei kõigu. Näete kaamera, mis praegu filmib, paned tähelepanu ka 3 jalga. Oleks 2 jalga kus kohe ümber, oleks 4 jalga, nagu kaamera all olev, siis hakkab juba logisema. Need 3 punktiga on määratud tasapind ja sellepärast ma räägin tihti 3 jalast. Need on need 3 sammast, millel see asi püsib, et ta ei kuku ümber. Ja just see rahavõim, millel püsib meie ühiskond, mis on põhiseaduse vastane, eks ole, korraldus. Millel see põhimõtteliselt pühineb? Rahavõimul, bürokraatia diktatuuril, kus toimub see salajased kokkulepped ja me ei tea, mis on. Saavad palka sealt, muidugi meie arveldest. Ja 3. on siis see moraali või see värk, mis teadmisse kokkukukkumine, et lollide maa. Et lihtsalt toodetakse seda lollide maad juurde, vaatad televiisorit või midagi, põhiliselt inimesed vaatavad televiisorit, eks ju, meie kliimas, eks ju, väljas saab paar kuud end olla aastas, siis ülejäänud ajal televiisorit, kus ju vaba hetk, eks ju. Ja siis näed, seal kogu aeg käib mingi lõbustamine ja järjest niisugune rumalam, nagu naermine, naljad ja seal ei anta mingisugust teavet. Ja kõige hullem, et seal ei anta teavet selle kohta, kes on kõrgema riigivõimu kandja. Ja ka ütleme, üldse mõtlemisteemal, teaduse avastusi. No näiteks ma olen väga palju avastanud. Ma arvan, et ei tea, mida ma olen avastanud. Aga just selle tõttu ja paljud teised teadused on midagi avastanud. Aga miks selle asemel televiisoris näidatakse ainult neid, kes midagi ei avasta, kes oskavad ainult naerda
või teha mingit imelikke hääli või tantsida kuidagi. Ja järjest rohkem. Ja see on Eestile omane. Ma ütleks, et maailmas on maid, kus nii hull ei ole. Nii et võt, siin on jälle koht, mida mina olen märganud, eks ju. Ma enda nahal seda tunnetud. Ja kas keegi tahtis küsida vahepeal? Vaata, siin peaks ka sellest rääkima, et kaotajaks jääda mitte üksnes meie, vaid kaotajaks jäävad ka need põgenikud. Sest kui, ütleme, Euroopa säiliks sellisena, siis oleks nendele mingi eeskuju olemas, kuidas elu korraldada. Aga kui nemad saastavad selle Euroopa ära, siis Nemad ei saastavad. Täpselt nii nagu vene rahvaski, eks ole. Kui Balti riigid oleks iseseisvad, siis nad näitaks nendele, elavad hakka teistmoodi, kui Venemaal elatakse. See eeskuju on tegelikult selline asi, natukene viitan, mis ma varem ütlesin, et kui tulevad sealt kuskilt Aafrikast või sealt idast, kus nad tulevad Afganistanist ja ega nemad ikka ei oota meilt eeskuju. Ja väga raske on muuta nende mõtlemist, et nad hakkaks nagu, et neid üldse huvitaks meie eeskuju. No raske või mitte raske, aga siis nad kõik ka siin idioodid ei ole. Nemad korraldavad oma elu siin nagu Allah käseb ja üld otsas. Nii et see eeskuju, no see mõte, see on niisugune mõte, eks ole. Hea mõte, eks ju. Heasoovlik mõte, et näitame head eeskuju ja tehke nagu meie, aga vist ka piiblis. Ma ei ole küll piiblit lugenud otsani, nagu ma ei jõua paljusid asju lugeda otsast otsani, aga ma nii palju olen kursis, et seal on ka ju öeldud eeskujud, eks ju, ja jälle näited, et näed, miks te ei järginud eeskuju ja väga hea, et te jälle järgite kellegi eeskuju. Ja tõesti tuuakse Eestile eeskuju tähtsus, aga ja sellepärast inimesed ka mõtlevad, et eeskuju, hea eeskuju on hea, eks, et siis muudab nagu halva asja ära. Aga siin ma mõtlen, et kas see on ainult meie mõte, et eeskuju on hea, või sest nemad ju peavad järgima eeskuju. Meie mõttes see on eeskuju hea, aga nemad ei mõtle nagu meie. Nemad mõtlevad, nende mõttes see ei ole eeskuju, mis meie... Allahid võiksime nagu siin poole või... Neil on mingid muud eeskujud, vaat kui venelased käisid pärast Napoleoni üle võidu saamutamist Pariisis ära, siis tekkisid Venemaal dekabristid, kes tahtsid ka Venemaal asju teistmoodi ajada. Jah, ei maksa siiski arvata, et kõik liinud täpselt ühesuurid on nagu sama vormis valatud tinasõdurid. Pärast seda, jah, Napoleoni sisse tulnud. Eesti rahval on ainult üks edasi eksisteerimise võimalus. Lutteri peapiiskopiga astuda islami usku. Ja 25 aasta pärast naised muutuvad sünnitusmasinateks, 25 aasta pärast on eestlasi 2,5 miljonit. Ja Vene probleem on kadunud, rääkimata Araabia sissetungist, kõik kiidavad. Sünnitusmasinad on ju olemas, Aafrikas need on vist 6-8. Aga mis see loeb? Masinad on olemas, need ei ole leiutada enam. Aafrikas ei sünnitada eestlasi, eestlasi tuleb siin sünnitada. Nojah, Eesti asja ajama, piiri peal leping on, hakkan Eesti asja ajama. Jaa, Eesti asja, eestlane peab eestlast sünnitama. Me ei tee neile piiri peal selgeks isegi, mis paber see on, sellepärast me ei oska araabia keelt. Ja meil ei ole niisugune araabia keele oskajad. Ja kui ainukene, kui Eesti väeosa tõlk tahtis Afganistanist tulla koos eestlastega siia varjule, siis Paet ütles, et ei võta. Nii, nüüd on ta kindlasti juba maha löödud. Ühte meest ei võinud võtta, aga nüüd 34 000 võib sisse võtta. Sest iga araablasega, kes tuleb, kaasneb 34 tükki tema perekonda. Jah, seda ma nägin. Ma nägin seda Tallinnas, oli 18. juuli oli loosung väljas. Teie olite selle loosung? No, ma nägin seda, panin tähe. See on minimaalne arvestus, aga kui arvestada veel õed, vennad ka, siis läheb kuni 100 välja. Nii ta võib olla, aga nüüd kõrgema riigivõimuga kanda, ma oma mõtted jälle võtaksin kokku, annaks edasi 3 tabureti jalga. Isegi koerad on nõus sellega, mis ma räägin.
ei no kandjal võib olla jalgu 1, 2 või 3 või 10, see ei ole tähtis. Peaasi, ta kannab. Raha, võim, bürokraatia, diktatuur ja siis kokku varisenud nii-öelda teadmine ja moraal. Et kui kõrgema riigivõimu kandja on raha, nagu on Eestis, siis kes on rahvas? Kõrgema riigivõimu kandja põhiseaduse tähenduses. Ei saa olla 2 kõrgema riigivõimu kandjat. On raha, võim, siis kõrgem riigivõim ongi raha ju. Raha ei ole mingi kandja. No see on sümbol, tähendab, see on ülekantud tähenduses. Mitte raha selles mõttes, et mul on taskus 5 eurot, aga raha võim on. Kandja faktiliselt on ikkagi rahvas. Kui raha võim on, see on ju. Raha võimu välja kandja on rahvas. Sest raha võim on ju raha võim. Siis ju, kes on siis rahvas? Rahvas on kõrgema võimu kandja, nii põhiseaduse järgi. See on kirjas, aga siis kiri ei vasta kehtetuks muutunud. Ka faktiliselt kannab rahvas. Just nimelt kehtetuks muutunud, sest raha on kõrgem riigivõim. Rahvas on siis mitte keegi. Näed, mul on kirjas. Rahvas on kandja igal juhul. Siis on rahvas mitte keegi. Ja kui rahvas on mitte keegi, siis inimesed, kodanikud, kes moodustavad selle rahva, on arvatud välja sellest ühiskonnast ja sellest riigist, kus nad sündisid ja mida nad seni on pidanud oma koduks. Vot sellises olukorras. Koos kõigi sellest tulevate järelmitega. Ja järelmid ongi sellised. Kui rahvas ei ole mitte keegi, raha võim on võimul, siis ei ole rahvas mitte keegi. Plats puhtaks. Ja siis on plats puhtaks, täpselt. Vot need on tulevikupildid, mis on mõtetes kokku pandud, aga lähtudes kogemustest ja teadmistest ja mis on võimalik olnud kokku otsida. Järeldus on väga õige. No tore. Nii, ja nüüd on siis mida teha, et nüüd selles olukorras, kus Euroopa asub hävinguääril, mida teha, et laias laastus praegu aastal 2015 on 2 võimalust. Kui lähemal ajal õnnestub sulgeda Euroopa piirid ja kõrvaldada Euroopasse võõrsilt tulnud ja toodud vägivald, siis on võimalik igal Euroopa rahval, sealhulgas eestlastel, jätkuvalt elada omal maal. Sulgudes see on plaan A. See on esimene võimalus. 2 võimalust. Teine võimalus, kui ei õnnestu sulgeda Euroopa piire ega eemaldada võõrsilt tulnud vägivalda, siis ellujäämine omal maal ei ole enam võimalik ning järelikult tuleb siis kodumaalt lahkuda. See on plaan B. Kuhu? No kuhu keegi soovib. Tõgustada maale. No mõni maa ikka veel on, kus nüüd sisse ei lasta. No kuhu? Venemaa on ju kõik araablasi täis ja neegreid. Sinna ei ole midagi minna. Selles olukorras ongi inimestele soovitus, kui ei ole võimalik ellu jääda, no siis lahkuge sinna, kus ellujäämine on loodetavasti võimalik. Venemaale, jah. No maailmas on erinevaid kohti, eks ole, ja eks siis inimene ise valib või proovib, otsib, kuulab, kus keegi teised sõbrad ees on või eestlasi on üle maailma juba elab praegu. Otsivad siis kohti, kus siis on võimalik ellu jääda. Kui plaan A oli, et ei olnud võimalik ellu jääda, noh, järelikult siis sured ära või kui tahad ellu jääda, siis on plaan B. Nii et on olemas plaan A ja plaan B. No vot, need on need loogilised siis soovitused, mis selles olukorras ja teed ja no mitte ainult soovitused, neid asju ka ju tehakse. See plaan A puhul, et ei ole võimalik, no on ju teada, et paljudel pole olnud võimalik, eks. Ja plaan B ka, et on võimalik mujal minna elama ja on ka mindud, nii et see ei ole mitte ainult soovitus, see on ka juba soovitus osaliselt tagant järele, mis juba toimub ja on toimunud. Ja mis jätkub edasi. Riikidesse, kuhu niikuinii juba musti tuleb, Lääne-Euroopasse, kuhu eestlased rändavad ja Ameerikasse. No nii nad tulevad, näete, kui palju siin on valgeid inimesi.